koostööbränd Rajakas tehisintellektus tegi sulle muusikaliseks kuulamiseks 4 petu või õngitsemiskirja näidist. Muusikalisus kinnistub kaitseks tugevamini. Päris lõpus loeb tehisintellekt ette ka hariva info, et sind hoida ja kaitsta. Loodetavasti jõuab see kiri teieni õigeaegselt. Käisin reisil Newcastle, Suurbritannia ning reisi käigus varastati mu dokumendid, sealhulgas pass ja krediitkaart, mis olid minu kotis. Saatkond oli nõus abistama minu lennu organiseerimisega ilma passita. Minu kanda jäi piletikulu ja hotelliarve. Paraku ei ole mul võimalik aga kontole ligi pääseda ilma pangakaardita ning pank ei ole suuteline nii kiiresti uut kaarti väljastama, et ma lennule jõuaksin ja hotelliarvet tasutud saaksin. Antud olukorras olen sunnitud paluma lühiajalist laenu, mille saan tagasi maksta niipea kui koju tagasi jõuan. Vajan summat, mis oleks 1000 euro, et katta omad kulud, kui oleks võimalik raha saata Western Union kaudu, siis see oleks kõige parem. Vabandan ebamugavuse pärast, aga mul on vaja jõuda järgmisele lennule ja igasugune abi on teretulnud. Kui on võimalik aidata, siis saadan oma konto andmed, aita kohe abivajajat. Oled väga hea klient, sinu pakk sai juba teelesen. Siiski tekkis väike probleem, pisut tuleb maksta veel. Kapil nüüdsest ka roherent, see on õnneks mõni sent. Pakiautol nüüd ka aastamaks, seega lisakulu meil on 2. Meile lisandub ka käibemaks. Kokku kulu pole sulle suur, lihtsalt klikki lingil, mis on kirjas. Maksa 5 ja 94. Sinu e-posti ja telefoni saad teateheli, kust sama paki kätte saad. Ja kõike aitab teha diginduse ime ja alati su parema teeninduse nimel. Lugupeetud klient, püüame alati pakkuda teile parimat võimalikku ja kiiret teenust. Selleks teie andmed peavad olema korrapäraselt ajakohastatud. Oleme märganud, et teie andmed aeguvad meie süsteemis varsti. Seetõttu palume teil aidata meile ajakohastada. Me aitame alati, aga teie aeg ja vaev kokku hoida. Seetõttu saate seda teha kiiresti ja lihtsalt. Klikkige kirjas olevat linki ja asuge selle avanedes andmeid ajakohastama. Lihtsalt klikkige linki ja asuge andmeid uuendama. Kui teie andmeid ei õigeks ajaks ei uuenda, peame võtma meetmeid vastavate seaduste alusel. Kui teil on meie juures kontod, blokeeritakse need
täname teid koostöö eest, teie kliendid teenindus. Helistan siit Tartu, et teile langes osaks ootamatu võit. Meie arvuti valib välja iga päev ühe, kellele teeme räme rahakande. Täna osutusite valituks teie õnnitlused. Saate kiiresti raha kätte, see ei kuluta teil üldse aega. Kui te ütlete oma ID-kaardi numbrid ja PIN-koodi, saame need kohe sisestada ja teie soovitud panka laekub teie kontole teie eurod. Kui soovite veel mõelda ja e-postidel suhelda, saadame teie e-posti kirja, milles olevat linki klikkides. Saate ise kõike sisestada, süsteem on uudne, aga turvaline. Tegemist ja head jätkuvat päeva. Kuula nüüd hoolega. Ametkonnad, pangad, ettevõtted. Ei küsi kunagi e-posti või telefoni teel sinu PIN-koode ja paroole, sinu internetipanga mobiiliäpi paroole. Ei küsi kunagi e-posti või telefoni teel krediitkaardi täisandmeid, ehk ei palu sisestada krediitkaardi numbri, kehtivusaja CVC koodi. Ei küsi kunagi e-posti või telefoni teel ID-kaardi PIN-koode, Smart-ID-koode, sest keegi peale sinu ei tohi neid teada. Pangad ei palu kunagi jagada sulle SMS või mobiilirakenduse kaudu saadetud ühekordseid autentimise koode. Pangakonto numbreid ei küsita kunagi e-posti või telefoni teel, petturid aga küsivad kontole sisse logimist, väites, et tegemist on mingi eksitusega kontol või et sinna tuleb kusagilt raha kanda ja et nad tahavad sind abistada. Tegelik eesmärk on sinult välja petta tundlik info, et sinu kontolt varastada. Kõnede stiilid. 1. Kiireloomulisuse rõhutamine. Petjad üritavad sageli tekitada paanikat või hirmu, et reageeriksid kiiresti, ilma pikemalt järele mõtlemata. 2. Keel ja toon. Petjad võivad kasutada ametlikku või hirmutavat keelt, et sind mõjutada. Kui kõne tundub liiga ametlik või ähvardav, võib see olla pettus. 3. Kui number on tundmatu või tundub kahtlane, ole ettevaatlik. Petjad kasutavad sageli võltsitud numbreid. Katkesta kõne kohe. 4. Kahtlased pakkumised. Kui kõne sisaldab liighead, ebareaalset pakkumist, on see tõenäoliselt pettus. Kokkuvõtteks. Saades kahtlase e-kirja või kõne, ära vasta, ära klikki kirjas saadetud linkidel, ära jaga isiklikke andmeid. Kontrolli alati ettevõtte ametlikult kodulehelt või helista neile tagasi nende enda avalikul numbril. Kui kahtlustad, et tegemist on petja kõnega, katkesta kõne kohe ja ära jaga kunagi isiklikku teavet. Alati on hea olla ettevaatlik.